Tere! Te kuulate Valga Haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu ja täna on stuudiokülaliseks Valga Haigla taastusarst, lastearst Maire Reinsalu. Juttu tuleb laste vaktsineerimisest, me saame teada, missugused on need peamised põhjused, miks peaks kõiki lapsi kaitsepookima ja samamoodi ka, missugune siis on see immuniseerimiskava. Lastel on muidugi ka see hea asi, et nad saavad ka emalt kaasa antikehad, kuid need kahjuks mingi aja möödudes kaovad ära. Ja seepärast on laste vaktsineerimine meil väga oluline, mis toimub siis riikliku immuniseerimiskava alusel. Ja vaktsineeritakse lapsi siis alates imikujast nakkushaiguste vastu. Neid on päris palju, 11 ja isegi rohkem, et sinna hulka siis kuuluvad tuberkuloos, näiteks rotaviirus, läkaköha, difteeria, teetanus, fleetrid, mumps, punetised ja nii edasi. Et patsiendil on enda kulul ka võimalik veel lisaks teha vaktsineerimisi, mis ei ole riiklikus immuniseerimiskavas, näiteks pneumokoki vastu, tuulerõuged, puukentsefaliit, gripp. Vaktsineerimist viivad läbi kas siis pereõed või kooliõed, kes on siis saanud vastava koolituse, ja vaktsineerimine toimub arsti ettekirjutusel. Et vaktsiinid on meil testitud ja neid pidevalt kontrollitakse siis Ravimiameti poolt ja vastavate organisatsioonide poolt. Et põhjalikku teavet nüüd vaktsineerimise kohta on võimalik leida leheküljelt www.vaktsineeri.ee. Et seal on need asjad veel täpsemalt lahti kirjutatud ja annavad võib-olla igale küsimusele ka rohkem vastuseid veel. Ja alati võib pöörduda ka oma perearsti poole ja sealt saada veel lisateavet või kahtluste korral ka kinnitust või vastavat siis informatsiooni, et kuidas edasi käituda. Kui juhtub nüüd nii, et lapsel on järjekordne vaktsineerimise aeg käes, aga tema tervisega ei ole kõik korras, ta on näiteks haige natukene, mis siis edasi saab? Kui nüüd juhtub niiviisi, et laps on haige ja otsustatakse, et mitte vaktsineerida seda last, siis sellest mingit suurt probleemi ei juhtu. Et seda vaktsineerimist võib ka edasi lükata või siis, kui pole veel üldse ka alustatud, et võib alustada ka natukene hiljem. Et kõik variandid on võimalikud, aga on olemas ka teatud haigused, mille puhul kas siis laps jääbki täiesti vaktsineerimata või tema vaktsineerimist alustataksegi siis mitte siis imikueas, aga veidi vanemas eas. Kas võib öelda, et mõni vaktsiin on teisest olulisem, ehk siis kui lapsevanem ei taha täit programmi läbida vaktsineerimise puhul, siis ta valib välja vaid mõned? Kõik need, mis on riiklikus immuniseerimiskavas, kõik vaktsiinid on väga olulised. Et vaktsineerimine ikkagi hoiab ära meie laste raske haigestumise. Ja kui me ei vaktsineeri oma lapsi, siis võivad taas tekkida haiguspuhangud, et tänu nendele vaktsineerimistele ongi võib-olla praegult meil Eestis mõned haigused nagu kadunud, aga kui me jätkame seda, et me ei vaktsineeri neid lapsi nende haiguste vastu, siis kunagi me ei tea, millal need haigused võivad jälle veel tagasi ilmuda ja tekkida raskemad haiguspuhangud, et mis ei ole üldse väga hea. Millega tegelikult üks lapsevanem, kes keeldub oma last vaktsineerimast, riskib? Lapsevanem, kes nüüd vaktsineerimisest keeldub, et sellega ta esiteks riskib oma lapse tervisega ja riskib ka nende eakaaslaste tervisega. Et on olemas meil lapsi ja ka täiskasvanuid, kelle immuunsus ongi madalam. Ja kui näiteks see laps, kes nüüd on vaktsineerimata ja ta saab mingi nakkushaiguse ja puutub kokku oma eakaaslasega, siis võib-olla see eakaaslane vaatamata sellele, et ta on küll vaktsineeritud, aga ta võib ikkagi haigestuda, aga tänu vaktsineerimisele muidugi ta haigestub kergemalt, aga see on meil ka teada, et vaktsineerimine ei anna meile 100% kaitset.
kuigi vaktsineerimine nõrgestab igat haigust ja see haigus põetakse läbi kergemalt. Seega vaktsineerimine on ikkagi oluline haiguste ennetamiseks ja kui kooli läheb laps, siis soovitan ikkagi teda korduvalt ikkagi uuesti vaktsineerida, et saada sellele vaktsiinile, mis on imikueas tehtud, veel kord nagu kinnitus peale. Et on olemas ka selliseid inimesi, kes arvavad, et võib-olla vaktsiini kõrvaltoime on ohtlikum kui haigus ise. Et selles suhtes ma ütleks, et vaktsiini kõrvaltoimed on meil tavaliselt kas palavik või siis süstekoha punetus, aga ikkagi ma ütlen, et vaktsiini kõrvaltoime on mööduv 48 tunni jooksul, aga kui põdeda haigus, siis selle haiguse põdemine on kindlasti pikem ja haigusest enesest võivad tekkida tüsistused. Näiteks praegu, kui meil on näiteks oht leetrite puhanguks, siis leetrite põdemisel võib tekkida veel tüsistusena seal kopsupõletik, kõrvapõletik, ajupõletik, aga kui laps on ikkagi vaktsineeritud, siis loodame, et ta ei jää haigeks ja kui ta peakski haigestuma, siis ta haigestub kindlasti kergemal moel. Sel päeval, kui on plaanis lapse vaktsineerimine, et kodus oleks siis rahulik õhkkond, et külla ei tuleks haiged või just põdemist lõpetanud sugulased või tuttavad ja lapsega ei tohiks sel päeval minna ka kuskile külla või rahvarohkesse piirkonda või rahvarohkese üritusele. Ja imikule ei soovitaks ka sel päeval vanni teha, sest vaktsineerimise kõrvaltoimed võivad tulla seal esimese ööpäeva jooksul, aga tihti on ka nii, et on soodustav tegur ja siis on ka raske arstile öelda, et kas see nüüd oli vaktsineerimise kõrvaltoime või hoopiski oli mingi muu põhjus. Aitäh Maire Reinsalu tänaste nõuannete eest, aitäh kõikidele kuulajatele, uued jutud uuel nädalal.